kohast, kus keiser jala käib. Millesse ruumi, mida visakates kohtades nimetatakse tualettruumiks. Meie koolis seda muidugi öelda ei saa ja nagu te näete, mina kui staažikas õpetaja, ma tean, mis mind siin ees ootab. Iga kord minnes meie kooli inimesed on sunnitud kaasa võtma kaitserüü, et siia üleüldse sisse saada. Muidugi ma ei tea, kui me siit nüüd minema hakkame, teil seda kaitserüüd ei ole. Ja kütsi ma võin teil anda, võib-olla te siiski tulete kaasa. Ühesõnaga me lähme nüüd ja vaatame, mis siis ikkagi lõppude lõpuks toimub. Kohe vaatame, mis siin. Mis siin nüüd lahti läheb? Nagu te näete, siin ei lähe midagi lahti. Sunnitud loobuma. Ma olen valmis kannatama. Aga kaua sa kannatad? Selle lastele peab lõpp tulema, sest ma ütlen, see on linna kõige jubedam pendik, mida te siin... Jah, tõepoolest, ajal, mil Kuressaare esimese keskkooli käimela kasutamine on rohkem kui komplitseeritud, on linna teiste õppeasutuste ja ettevõtete käimelad puhtusest säramas. Mainigem siinkohal vaid Kumanenko nimelist 3. keskkooli, riikliku julgeolekukomitee Kuressaare jaoskonda ja Kuressaarest dislotseeruvaid sõjaväeosasid, kus lisaks tavapärastele toimingutele korraldatakse ka hulgaliselt kultuurmassilisi üritusi. Küll on ju Raamatus ametiühingu aktivisti käsiraamat selgesõnaliselt kirjas. Sõltumata sellest, et eriti tervist kahjustavat tööd tegijale ja mustatöölistele antakse välja seepi koju viimiseks, peab igas ettevõttes ka pesunõu juures olema küllaldases hulgal seepi, et tööliseks saaksid end pesta pärast töö lõppu ja tööaja. Mida arvavad siis asjaosalised kujunenud olukorrast ise? Koolidirektor. Nii keerulise küsimuse esitada teie minule. Yeah. No ma arvan, et mina ei ole pädev vastamegi nii keerulistele küsimustele. Võib-olla oleks väljapääsu tee see, et me lihtsalt hakkame jälle nii tegema, nagu vanasti tegime. Toome tagasi lipud, toome tagasi kommunistliku noorsooühingu, toome tagasi pioneeriorganisatsiooni ja meile kõigile armsad oktoobrilased. Ja miks mitte, ehk läheb elu siis käesolevas ajas vanat moodi tunduvalt parem. Aga mida arvab Eesti Vabariigi valitsus? On Eesti Vabariigi Ülemnõukogu seisukohal, et esiteks rahvusvahelise õigusega ja NSV Liidu konstitutsiooniga on vastuolus 13. septembri 1990. aasta Moskvas parafeeritud lepingu artiklis 2 fikseeritud põhimõtted. Õppelajuhataja Vilve Männa. Võiksite öelda, milline oli olukord meie poiste tualettruumis, kui te seal viimati kontrollkäigul käisid? Avar, värvikas, hästi lõhnav. See põhiinstrumentaalium oli kindlasti portselan või tugev fajants, teine jalgsid lauad.
kullavärvilised või päris kullast. Ilusad peeglid. Kindlasti mõned vahelised kasvud. WC oli vast tualettruum, kus oli selline hästi tunne, kui ta oma loomulikku toimingut toimetas. Mida kirjutab aga seltsimees M. Kask oma 1962. aastal välja antud brošüüris kooli tervishoid? Tsiteerigem. Käimlates tuleb ette näha üks istekoht 30 tütarlapse või 40 poeglapse kohta. Peale selle peab iga 100 poeglapse kohta olema 0,9 meetrit pissuaari. Veevärgita koolimajades on soovitav käimlat teha istmeteta. Sel juhul peab mõlemal pool ava olema kareda pinnaga jalgealune, mis on põrandast pisut 2-3 sentimeetrit kõrgemal. Veevärgiga koolimajades on muidugi vajalikud klosetipotid, mis oma kõrguselt ja teistelt mõõtmetelt peavad vastama õpilaste kasvule. Istmelaudadel olgu eespool väljalõige. Koolide käimlatesse ei ole lubatud ehitada ka... Kas lubate soengust kohendada? Mis sinu arvad? Ei tea, kohe ütelda. Mis asja nii tehtud on, ma ei saa aru. Korjad oma poisid sõused. Kõik kohal on sodi täis ja... Noortejuht Toomas Kivi. Tervist! Milline on teie suhe teie kooli tualettruumidesse, medikutesse? Mina ei tea midagi! Nad ei tee midagi! Rahas ei ole, fond ei ole midagi! Kõiges saavad, ma ei tea! Kõiges on süüdi haridus, osa! Oli probleeme, niimoodi üksi võttes või eraldi seisvatele lahendada ei saa, sest kogu linna hariduselu on ju kompleksne ja esimese keskkooli asjad on väga tihedalt seotud kõikide teiste koolide probleemidega. Maakonna volikogus on niimoodi otsustatud, et lähema 3 aasta jooksul vähemalt pool maakonna riigi tellimusest kapitaalmahutuste osas pannakse haridusobjektide sisse. Konkreetselt tähendab see seda, et näiteks tuleval aastal on selleks raha 3,25 miljonit. 3,25 miljonit, see on raha osas. Teine küsimus on hoopis materjalidega ja ehitusvõimsustega. Ja raha üksi ei ehita. Mul on hea meel, et ka see kool, kus ma ise pärit tulen ja kui ma kaua aega töötasin, esimene keskkool, et seal on ka välja kujunud selline väga töökas ja üksmeelne ja selline teotahteline ja missioonitundega meesõpetajate kaader, kes kooli muredele rõõmudele igati kaasa elab ja püüab kõik teha selleks, et kooli asjad hästi läheksid. Kui siin nimetada Aadu Haandit, kes juba päris hulk aastaid veab seda kooli majandusjuhataja väga-väga rasket ja teinekord isegi ilma tänuta ametit. Sündisin hulk aega tagasi ühel külmal küünlapuu päeval, 8. küünlapuu päeval 58. aastal Saaremaal Kingisepa rajoonis Mustjala küla nõukogus, Alevi külas. Viktor Kingisepa nimelises Kingisepa keskkoolis, mille lõpetasin 76. aastal. Seejärel õppisin Eduard Vilde nimelises Tallinna pedagoogilises instituudis ja 83. aasta sügisest asusin tööle Viktor Kingisepa nimelisse Kingisepa esimesse keskkooli, mis nüüd tõsi küll kannab ainult Kuressaare esimese keskkooli nime.
ometi on kusagil ka tavaline õpetaja, kelle süda laste ja nende tuleviku pärast peaks valutama. Mina ei tea ka mitte midagi. Ma olen nii väsinud, ma ei saa enam väsinud. Ei ole nõus. Mis paadi niikuinii midagi? Jätke mu hing rahule, ma ei taha teiega mitte midagi rääkida. Minust ei mitte midagi, kes te minu käest küsite kõike seda. Õpetajad on nõutud ja ükskõiksed ja käimla, mis mitukümmend aastat tagasi planeeritud näitelavana seisab kasutul. Oled valmis? Läks. Lirts, lärts, käes on märts. Oi tiriridilla, varsti käes aprilla. Ja ma olen veendunud ka sellesse, et esimese keskkooli paremad päevad on veel ees. Ja ma olen veendunud ka sellesse, et esimese keskkooli paremad päevad on veel ees. Ja ma olen veendunud ka sellesse, et esimese keskkooli paremad päevad on veel ees. Ja ma olen veendunud ka sellesse, et esimese keskkooli paremad päevad on veel ees.